Tere! Mina olen Kätlin ja täna teeme lühikese ülevaate meie uuest pangamaksete impordi funktsionaalsusest. Uue pangamaksete impordi leiad menüüpunktist Maksed, pangamaksete import uus. Suuremad muudatused, mis uue maksete impordiga kaasnesid, on seotud uute reeglitega maksete tuvastamisel. Varasemad tehingupartneri põhised reeglid asendusid mitmetasandiliste reeglitega, mis tähendab, et uues impordis otsitakse vasteid nii tehingupartneri, summa, ülekande kirjelduse kui viitenumbri põhjal. Ja täpsemate reeglite kirjeldused on näha menüüvalikus Rohkem ja seaded. Lisaks täiendatud reeglitele oskab maksete import nüüdsest ära tunda ülekandeid oma pangakontode vahel ja sularahatehinguid, nagu näiteks sularaha sissemaksed ja väljamaksed. Samuti oleme loonud võimaluse kaardimaksete automaatseks kajastamiseks. Ja mainime veel ära, et kõikide selliste tehingute osas ei pea sa ise eelnevaid seadistusi tegema, vaid rakendus küsib sult vastavaid seadistusi alles siis, kui konkreetne tehing on leitud. Alljärgnevalt aga kõigest lähemalt. Olenevalt sellest, kas oled aktiveerinud otseliidese pangaga või oled üles laadinud ISO XML formaadis faili, näed sa pangamaksete ekraanil alljärgnevat pilti. Makseid on võimalik filtreerida oleku järgi, kuupäevade järgi, teise osapoole kirjelduse ja viitenumbri järgi. Olekute kirjeldamiseks on meil kasutusel erinevad värvid, punane, kollane ja roheline. Punane rida on selline, millel pole seost ning mis vajab kindlasti kasutaja kontrolli. Kollane on selline rida, millele oleme leidnud vaste, kuid mille palume sul igaks juhuks üle kontrollida. Ja roheline on korrektse seosega rida ning valmis salvestamiseks. Lisaks on igal real oleku värvi kõrval ka väike küsimärk. See annab sulle infot selle kohta, millise reegli alusel seos leiti. Edasi on info tehingupartneri kohta, seejärel ülekande selgitus ning viitenumber. Aga läheme nüüd konkreetsete ridade juurde. Esimesel real on ostuarve ning leitud seos on unikaalne viitenumber. Miks unikaalne viitenumber, seda näeme juba täpsemalt real klõpsates. See on põhjusel, et arvenumber programmis ei vasta täpselt ülekande kirjeldusele. Kuna aga arveküljes on selline viitenumber, mida ühegi teise arveküljes ei ole, samuti kattub tehingupartner ning summa, siis ongi seos korrektne ja valmis salvestamiseks. Salvestamiseks vajuta salvesta või salvesta ja edasi. Salvesta ja edasi vajutamisel avaneb automaatselt järgmine rida. Teine võimalus on pangamaksete impordil sisse lülitada roheliste ridade automaatne salvestamine. Seda saab teha Rohkem ja seaded menüüpunktis. Uues impordis oleme sisse toonud ka sellise hankija, kelle nimeks on ise. See tähendab siis seda, et kõik sellised tehingud, millega on hankijana seotud ettevõtte töötaja ise, seotakse edaspidi selle hankijaga. Meie varasemal impordil oli niimoodi, et kui mingid read jäid salvestamata, siis rakendusest välja logimise ajal need read ka kustusid. Aga uues impordis jäävad kõik sellised read alles, millega sa ei ole veel jõudnud tegeleda. Seega võid sa vahepeal südamerahuga töö pooleli jätta ja tulla hiljem tagasi nende ridade juurde, mida veel ei jõudnud lahendada. Aitäh vaatamast ja uute videoteni!